USA kongress korraldas täna tõelise avaliku piindikustamise USA kaitseministrile Pete Hexetile seoses sõjakulude kasvuga sõjas Iraaniga ja president Donald Trumpi administratsiooni selge strateegia puudumisele. Kuulamise ajal ütlesid USA seadusandjad, et nad ei saa aru ja üldiselt ei saa keegi aru, millised on Donald Trumpi plaanid sõjas Iraaniga ning kuidas ja millistel tingimustel ta kavatseb selle lõpetada. Asi läks nii kaugele, et Hexetit tabati isegi valetamas selle sõja peale kulutatud summa kohta. Aga Pete Hexet vastas vaid, et Donald Trumpil on kindlasti mingi plaan olemas, kuid milline täpselt seda ta kellelegi ei ütle. Samal ajal tasub meeles pidada, et Pete Hexet kutsuti kongressi hoopis teise küsimuse tõttu. See puudutab rekordilist $1,5 triljoni suurust kaitse-eelarvet 2027 aastaks. Ja siin ootas Valget Maja, üllatus. Senati kaitse-eelarve assigneeringute allkomitee esimees, vabariiklane Mitch McConnell kritiseeris kaitseministrit Pete Hexetit Trumpi administratsiooni kahtlaste plaanide eest rahastada Pentagoni eelarve taotluse võtmeosi. Näiteks ütles Mitch McConnell ootamatult, et ta ei näe eriti mõtet kulutada miljardeid dollareid, mitte eriti arusaadava raketitõrje projekti Kuldne kupli peale. Ja ta oli vastu Trumpi poolt edendatavale kavalale kaitse rahastamise skeemile. Millisele täpselt, räägin ma samuti selles saates. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame neid teemasid koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like, kirjutage selle saate alla ükskõik milline kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Bitši uudised. Selle link on selle video kirjelduses, seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Niisiis, USA kaitseministrit Pete Hexetit küsitleti karmilt. Kongressis seoses kulude kasvuga sõjas Iraaniga ja president Donald Trumpi administratsiooni selge strateegia puudumisega. Kuigi kongressi istung käsitles just USA rekordilist kaitse-eelarvet, mis järgmiseks aastaks on $1,5 triljonit. Aga sellest räägime natuke hiljem. Ja siin Demokraatliku partei esindaja Rosa DeLauro ütles, et Trumpi administratsioon ei taga sõja suhtes piisavat läbipaistvust. Tema sõnul kasvavad kulutused konfliktidele jätkuvalt, samas kui USA lõppeesmärk jääb arusaamatuks. Lisaks tuletas kaitseküsimuste allkomitee vanemdemokraat Betty McCollum meelde konflikti esialgset kuluhinnangut $25 miljardit. Ja kutsus Pentagonit üles siiski rohkem üksikasju esitama. Ei saa lihtsalt tulla ja öelda, kuulge, me kulutasime sõjale $25 miljardit, kõik, rohkem me midagi ei räägi. Ja nii ta nõudis selgitusi kulutatud laskemoona kohta, laevade tehnilist hooldust, võimalike tehnika kadu ja kahju Ameerika sõjalistele objektidele piirkonnas. Lisaks küsis McCollum Hexetilt, kas Pentagonil on plaan vägede väljaviimiseks või ümberpaigutamiseks juhuks, kui kongress ei toeta sõjaliste operatsioonide jätkamist. Vastuseks teatas Pentagoni juht, et USA'l on mitu võimalikku stsenaariumi sündmuste arenguks. Ja edasi toon teile lihtsalt Pete Hexeti tsitaadi. Meil on eskalatsiooniplaan, kui see peaks vajalikuks osutuma. Meil on tavanemisplaan, kui see peaks vajalikuks osutuma. Meil on ressursside ümberpaigutamise plaan. Aga ma ei hakka üksikasju avaldama. See on kõik. Ja siin tulebki huvitav moment. Täna kirjutab Reuters, et USA sõda Iraani vastu on juba läinud Washingtonile maksma $29 miljardit. See on $4 miljardit rohkem, kui Pentagon hindas eelmise kuu lõpus. Uue kuluhinnangu esitas Pentagoni kontrolöörina tegutsev Jules Hertz oma esinemisel Ameerika seadusandjate ees. Tema sõnul sisandavad uuendatud arvud lisakulusid varussuse remondiks ja asendamiseks ning ka tegevuskulusid. Ja siin märgin veel kord, et alles 29. aprillil hindas Pentagon sõjakulusid $25 miljardi suuruseks. Sellest ajast alates pole sõjategevust peaaegu toimunudki. Ja jääb arusaamatuks, kuidas ministeerium jõudis uue $29 miljardi suuruse summani. Kuid siiski räägiti kongressis enamiku ajast just 2027 aasta USA kaitse-eelarvest, milleks on $1,5 triljonit, mis saab olema rekordiline kaitse-eelarve. Ja just siin ootas Valget Maja üllatus sealt, kus seda ei oodatud. Senati assigneeringute allkomitee esimees. Vabariiklane Mitch McConnell kritiseeris kaitseministrit Pete Hexetit. Kahtlasse Trumpi administratsiooni plaanide eest rahastada Pentagoni eelarve taotluse olulisi osi $1,5 miljardi ulatuses.
samuti USA liitlaste võõrandamise eest mitme suurema maailmakonflikti taustal. McConnell oli vastu Pentagoni oluliste programmide nagu raketitõrjesüsteem, kuldne kuppel, laskemoon, F-35 hävitajad ja droonide tootmine kaasamisele. Eraldi iga-aastasest kaitsesigneeringute seaduseelnõust erinevasse eelarve kooskõlastamise seaduseelnõusse. Ja kõigepealt tsiteerin Mitch McConnelli. Poliitiline reaalsus ei võimanda alati eelarvet kooskõlastada vastavalt parteijoonele ja kui ministeeriumi peamised prioriteedid ei kaasata iga-aastastesse eraldistesse, siis me tegelikult riskime väga palju. Need peamised töövaldkonnad on tõhusad ainult siis, kui me tagame neile kindla rahalise aluse. Ja siin ma selgitan, millest räägib Mitch McConnell. Asi on selles, et Donald Trumpi administratsioon plaanib rahastada Pentagoni eelarvet 2027 eelarve aastaks, eraldades $1,1 triljonit tavapärase kaitse-eelarve eraldistaatuse raames. Te mäletate seda tsitaati. Arv $1,1 triljonit. Just selle 1,1 nad eraldavad tavapäraseks kaitse-eelarveks. Te küsite, aga kus on ülejäänud raha? Ülejäänud, seal on rohkem kui $350 miljardit, soovitakse esitada kokkuleppemenetluse raames, mis võimaldab praegusel vabariiklaste enamusel mööda hiilida kõigist demokraatide vastuväidetest. Lihtsas keeles öeldes on idee selles, et kaitse-eelarve lihtsalt tükeldatakse osadeks ja viiakse läbi eraldi seadustena. Põhiosa on muidugi kaitse-eelarve, siis tuleb kokkuleppemenetlus, siis veel mingi pakett, veel mingi, kus põhimõtteliselt piisab tavalisest vabariiklaste enamushäälest. Siiski ütles McConnell, et selline lähenemine ei ole usaldusväärne, arvestades, et vabariiklik partei võib novembrikuiste valimistega enamuse kaotada. Teised vabariiklased on samuti väljendanud skepsist võimaluse suhtes lõpetada 3. kaitse-eelarve seaduseelnõu. Ja pärast seda, kui nad kasutasid oma teist katset selles protsessis, et vastu võtta seaduseelnõu, mis oli vaid osaliselt kohandatud konkreetsetele vajadustele seoses immigratsiooni jõustamise meetmete rahastamisega. Varem teisipäeval väljendasid eelarve eraldamise eest vastutavad esindajate koja liikmed sarnast muret kaitse-eelarve struktuuri pärast. Kui Hexet andis mitu tundi seadusandjate ees ütlusi. Veel huvitav on see, et Mitch McConnell kritiseeris samuti president Trumpi USA traditsiooniliste liitlaste võõrandamise, NATO toetamise ja Ukraina kaitsmise pärast. Selle kuu alguses teatas Trump 5000 Ameerika sõjaväelase Saksamaalt väljaviimisest ja ähvardas täiendavate sammudega Saksamaa kantsleri Friedrich Merziga süveneva konflikti taustal. Trump on korduvalt kritiseerinud USA liitlasi nende soovimatuse eest astuda Iraani vastu sõtta või aidata taas avada Hormuzi väina, nimetades neid riike argpüksideks ja tehes varjatud ähvardusi viia USA välja sõjalise liidu NATO koosseisust. Ja siin on veel üks tsitaat McConnellilt, mis oli suunatud Pete Hexetile. Pingelised suhted USA partnerite ja liitlastega teenivad ainult meie vastaste huve ning piiravad meie võimalusi ja heidutusjõudu globaalses mastaabis. Selles resolutsioonis tahan kuulda tuleviku perspektiividest võimekuse suurendamisel koostöös huvitatud liitlaste ja partneritega. McConnell tegi samuti selgelt teatavaks, et soovib, et varem Ukrainale heaks kiidetud USA relvaabi jõuaks sihtkohta ilma edasiste viivitusteta. Mitch McConnell oli, tuletan meelde, üks peamisi toetajaid kongressi poolt aasta alguses Ukrainale $400 miljoni eraldamisel, kritiseerides Pentagoni selle kinnihoidmise eest. Ja selle saate lõpptsitaat kuulub samuti Mitch McConnellile. Tsitaat. Tahan rõhutada, et see ei ole heategevus. Kui meie partnerid on selleks võimelised, on heidutav efekt tugevam ja risk meie sõjaväelastele väiksem. Sõjad Ukrainas ja Lähis-Idas näitavad selgelt, et meil on oma sõpradelt palju õppida. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamused ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head, jätkub.